Teadlaste surm Poppy Playtime'is polnud lihtsalt õnnetus. Kõik oli algusest peale hoolikalt planeeritud. Iga teadlaste õudne tegu kirjutas samm-sammult nende surmastsenaariumi. Vaatame siis, kuidas lõppes iga Poppy Playtime'i teadlase saatus. Et kõik oleks selgem, lükkame esmalt kõrvale kõige populaarsema idee. Nad kõik olid lihtsalt hullumeelsete koletiste ohvrid. Enamik nõustub, et kogu eksperimentide rünnak toimus lihtsalt seetõttu, et eksperimendid läksid kontrolli alt välja ja tegutsesid instinktiivselt. Aga olge nüüd poisid, meenutagem, et nad ei ole lihtsad elajad. Tegelikult on nad inimteadvused. Eksperimendid suudavad tunda, mõelda ja mäletada. Ja nii nagu nad tundsid mõne inimese vastu kiindumust, tundsid nad ka teiste vastu palju viha ja kibestumist. Aga nad ei ole ka rumalad sõbrad. Eksperimendid suudavad samuti meeles pidada iga teadlase nimesid ja tegusid, mida nende peal tehti. Kui Playtime Company oleks sellele mõelnud, kas nad oleksid neile ajupesu teinud või hüpnoosi kasutanud, et nad kõik unustaksid? Igatahes, nüüd selle põhjal küsin teilt. Kas te ikka arvate, et see oli lihtsalt juhuslik vahejuhtum? Või usute, et see kõik oli tegelikult planeeritud ja selle taga oli üks niiditõmbaja? Prototüüp. Aga olge rahulikud, sest haiglane osa alles algab. Pärast pikka aega kestnud uurimist, prototüüp. Ta teadis, et ainus viis vabadusse pääseda oli jõud ühendada kõigi teiste eksperimentidega. Kõigega, mida ta oli Playtime Co. kohta õppinud, oli tal enam-vähem aindus, mida ta peab tegema, et kõigist teadlastest vabaneda. Ühe sellise põgenemiskatse ajal tegi ta otsuse. Võimalus suhelda ja veenda teisi katsealuseid õiglust ja vabadust nõudma, isegi kui see oleks kõige hullemal võimalikul viisil. Tema oli see, kes jagas katsealustega mõtet, et neil on võimalus kontroll enda kätte võtta ja lõpetada teadlaste käes kannatamine. Samuti juhtusid siin sellised juhtumid nagu kuulus Fyodori surm, poisi, kes on Catnapi kehas. Kõik oli osa suurest plaanist. Seda plaani saab järeldada, kui analüüsime iga teadlase surma. Alustame Prestoni surma vaatamisest tema eluajal. Ta ei olnud peamine kurikael. Samuti ei andnud ta lõplikke käske, aga ilmselgetel põhjustel ei olnud ta ka nii süütu, sest ta kuulus personali hulka ja oli osa kõigist neist õudustest. Erinevus seisnes selles, et ta näitas mõnikord üles empaatiat. Ta rääkis katsealustega nagu vaeste orbudega ja tundis neile isegi kaasa. Ta ei olnud tüüpiline halb inimene, kes kohtles neid lihtsalt kui kaupa. Tegelikult, kui meenutame natuke tema lugu, siis oli ta Playtime Company'sse tööle asudes üsna segaduses. Ma ei saa ikka veel aru, miks nad minu, bioloogi, ühte ettevõttesse palkasid. Ja kui ta sai teada tehase tegelikud kavatsused, tegi ta kõik endast oleneva, et püüda kogu tõde avalikustada. Ta vältis isegi orvude tervitamist, sest ta juba teadis, mis neid ees ootab. Ja tõenäoliselt oligi see, mis ta hukka mõistis. Kuigi ta teadis kõike, ei olnud tal kunagi piisavalt julgust, et neid kuritarvitusi peatada. Kuid tõsi on see, et tal jäi julgusest puudu, et kõik need kuritarvitused avalikustada. Ja ta ootas viimase hetkeni. Aga mis on väga oluline, kuidas prototüüp temasse suhtub? Ta ei tapa teda ega tee teda kohe alguses püreeks. Tegelikult tundub, et prototüüpile ta isegi meeldis piisavalt, et anda talle üks kõige hullemaid karistusi. Tema peal katsetatakse ja temast tehakse tükkide hunnik, nii et tema lõpp ei ole kiire surm. Prototüüp hoolitses selle eest, et ta muutuks ja kogeks kogu julmust, millest ta ise osales. Kuigi tal oli kõik võimalused Playtime Co. täielikult hävitada, sunniti teda praktiliselt oma nahal kogema Playtime Company õudusi. Tema suurim karistus polnud mitte surm, vaid see, et ta ei saanud kunagi põgeneda selle eest, mille ta ise oli lubanud. Prailey Gracie Green, maailma kõige julmem ajupesu eest vastutaja.
Gracie ei määrinud oma käsi masinatega, vaid tema ülesandeks oli orvude ettevalmistamine. Ta näitas neile videoid, et teha neile ajupesu ja veenda neid oma uut identiteeti mänguasjadena omaks võtma. Kõige julmem oli see, et kui keegi vastu hakkas, oli just tema see, kes käskis nad saata pahade mänguasjade kasti, kus nad lõpuks purustati. Kui rõõmuaeg kätte jõudis, üritas ta end peita, kuid Smiling Creatures ja Baba Chops leidsid ta üles ja sundisid alla andma. Baba oli üksi. Me ei tee sulle haiget, proua Gracie. Meil on sinu jaoks midagi väga erilist. Aga nad ei tapnud teda, sest surm oli liiga lihtne kellegi jaoks, kes oli nii julm nagu tema. Prototüüp otsustas muuta ta elavaks katseisikuks ja muutis ta Liliks, allutades talle sama ajupesu, mida ta ise teistele tegi. Tema kannatused olid brutaalsed. Ta talus 122 päeva kestnud konditsioneerimist, palju rohkem kui keegi teine, ja ta pidas kõige kauem vastu, kuni lõpuks murdus. Ta kaotas mõistuse, tal tekkisid killustatud isiksused ja tal tekkis kinnisidee oma endise keha suhtes. Prototüüp piinas teda psühholoogiliselt ja lõpuks suri ta lihtsalt playeri käe läbi. Thomas Clark. Arvestades, et Thomas osales teadlikult kõigis Playtime Company projektides, vääris ta loomulikult kõigi orbudes tehtud eksperimentide viha. Sellest hetkest, kui ta otsustas saada katseisikuks, kirjutas ta ise alla oma hukatusele. Tegelikult arvas ta, et teised võtavad ta vastu tugeva ja sooja kallistusega. Vend, sa rikkusid neil praktiliselt elu ära. Tegelikult ei pidanud nad isegi tema surma planeerima. Eksperimendid ise hoolitsesid selle eest, et ta maksaks kõige eest, mida nad läbi elasid. Just sel põhjusel, pärast seda, kui temast sai Brown ja ta pandi koos teistega luku taha, söödi ta lõpuks ära ja rebitigi kõigi poolt tükkideks. Tuletame meelde, et teised teadsid, et ta polnud mitte orb, vaid hoopis Playtime Company töötaja. Seetõttu maksid nad talle kätte kõige õudsemal ja metsikumal viisil. Ma ei kujuta ette, mis teadlaste peas toimus, kui nad otsustasid panna Browni koos teiste orbudega ühte ruumi. Sõber, see on ikka väga rumal. Igatahes, Thoomase surm oli kiire, kuid väga jõhker. Nad panid ta praktiliselt elu jooksul kannatama, kuni ta suri väga otsesel ja jõhkralt nähtaval viisil. Aga kuidas on selle loo nõiaga, Jessica Newmaniga? Ta ei olnud lihtsalt järjekordne nägu paberite peal. Ma võiksin vanduda, et ta oli üks teadlikumaid inimesi tehases. Ja loomulikult oli ta kõigest toimuvast teadlik. Ja ometi otsustas ta projektis osaleda. Jessica kasvas üles Playcare'is, samas kohas, kus ta hiljem töötas teadlasena. Ja lisaks oli ta osa meeskonnast, kes lõi ja programmeeris ümber elavaid eksperimente Playtime Company's. Ta oli üks neist, kes osales suurte kehade algatuses, aidates muuta päris inimesi elavateks mänguasjadeks. Nii nagu Catnap ja isegi Thomas Clark. Ta piinas neid väikeseid. Me kõik arvaksime, et keegi, kes on läbi elanud ja kogenud kõiki neid sarnaseid asju, omaks vähemalt natukenegi empaatiat, eks ole? Kuid Jessica puhul see nii ei olnud, sõbrad. Ta jätkas käitumist nagu südametu metsaline. Tal polnud isegi kübetki empaatiat. Isegi prototüüp ise tunnistab, et ta ei olnud tema vastu üldse lahke. Me polnud kunagi eriti lahked. Kes sa oled, Dr. Newman? Vähemalt Preston käitus nii. Ja loomulikult võtsid kõik katsed seda alati arvesse. Sel põhjusel üritas Mami Longlegs teda rünnata, kui ta püüdis temaga intervjuud teha. Kõige hullem on see, et ta üritas alati ennast õigustada ja süüd teistele veeretada. Ta üritas isegi prototüüpi veenda, et kõige eest on süüdi ainult Leif Pierre. Jessica ei saa sama karistust nagu tavaline töötaja. Talle astub vastu ja hävitab ta prototüüp ise, näost näkku.
Temaga ei teinud lõppu suvaline eksperiment. Sellega saab meile üsna selgeks, et Jessica oli prototüübi muutmises väga tugevalt seotud. Kogu selle vihaga, millega ta temast räägib. Ja nii nagu prototüüp otsustas mõne vastu kätte maksta, on ka teisi, kes maksid oma tegude eest oma enda kaaslaste käe läbi. Nagu juhtus Harley Sawyeriga. Tema surma on oluline mainida, sest see tüüp oli üks kõige halastamatumaid. Juba lapsepõlvest peale oli tema vastutav paljude katsete eest, sealhulgas Catnapi, Yarnaby ja isegi DOE puhul. Aga ta ei näidanud kunagi kellelegi kaastunnet ja isegi piinas prototüüpi ise, et teavet saada. Tema surm ei olnud kiire. Ta karistati oma enda kolleegide poolt ja prototüüp ise hävitas ta. Nii et võime kindlalt öelda, et tema karistus oli üsna õiglane, arvestades, et ta oli kohutav inimene. Sest olgem ausad, arvutisse lõksu jäämine ei ole just eriti meeldiv. Eriti, kui sa isegi ei saanud aru, millal sind sinna pandi. Kas pole nii, sõbrad? Harley Sawyer muudeti arvutiks tema tahte vastaselt, sest ta ei saanud isegi aru, millal see kõik juhtus. Ta lihtsalt ärkas üles ja oligi juba seal. Kuigi, kui sellele mõelda, siis on üsna tõenäoline, et tulevikus Harley Sawyer sureb jälle uuesti. Sest 5. peatüki lõpus nägime, et ilmselt tegi ta endast mingisuguse varukoopia. Jätkame Bruno White'i ja teadlase number 4-ga. Need kaks töötasid koos Harley Sawyeriga meeskonnas, jagades samu ideid. Bruno oli geenius, peaaegu Harley tasemel, kuid siiski oli ta teisel kohal. Ta juhtis eksperimente nagu Bonesaw Bunny oma, kuid kui Sawyerist sai katseobjekt, võttis Bruno tema koha üle ja tegelikult oli just tema see, kes muutis Sawyeri masinaks, olles see üks tema suurimaid saavutusi. Sel põhjusel teenis ta ära doktor Sawyeri viha. Ja nii tapeti ta rõõmutunnil kõigi mänguasjade poolt. See-eest järgnes niinimetatud teadlane number 4 nende 2 käskudele. Ta osales peaaegu kõigis eksperimentides, mille lõi doktor Sawyer, samuti Hagi-Vagi ja isegi prototüüp ise, kuna tal oli selle kohta üsna palju teadmisi. Tema surm toimus rõõmutunnil ja tõenäoliselt tappis Hagi-Vagi ta ise. Tegelikult oli rõõmutund see, mis põhjustas enamiku teadlaste surmadest. Võimalik, et iga eksperiment maksis kätte oma määratud teadlastele. Nii nagu ka teadlase number 3 surmade puhul. Clarice'i teadlased Carmine McCabe ning teadlane 1 ja 2. Aga on ainult üks, keda pole kusagil näha ja ma mõtlen Leif Pierre. Leif Pierre, kas tema oli Playtime Company peamine juht? See ülbe ja halastamatu mõistus eksperimentide taga. Tema vastutas suurte kehade projekti eest ja oli teadlik kõigest, mis tehases toimus. Tema käes oli tegelik võim. Aga siin on kõige kummalisem asi. Leifi nimi ei mainita kunagi ühegi veresauna ega mõrva puhul. Me ei näe teda kannatamas. Nagu teisedki teadlased, ei seisa Leif kunagi silmitsi ühegi eksperimendiga. Isegi mitte prototüübiga. Selle asemel kostab tema hääl vanadel lintidel, kus ta hoiatab meid tehase turvalisuse eest, pilkab sissetungijaid või õigustab ebaõnnestunud eksperimente. Tema hoiak oli algusest peale ülbe, vägivaldne ja täiesti empaatiavaba, kohtades nii töötajaid kui ka eksperimente võrdselt, just kui need ei maksaks midagi. Ja kui me meenutame, siis tema jäi ellu tehase peakatastroofis, rõõmutunnil. Samal ajal teised lihtsalt surid või ründas prototüüp neid otse. Kuid me ei näinud kunagi, et oleks oma tegude eest vastutust kandnud. Ja tegelikult ma ei usu, et prototüüp oleks unustanud, et ta olemas on, teades, et ta oli võtmetegelane. Nii et kogu teadaoleva põhjal on meil nüüd väga selge, et prototüüp ei tapa lihtsalt niisama ega ka nälja pärast. Ta hindab, mäletab ja tegutseb siis, kui otsustab, et on õige aeg. Ja kui Leif Pierre ei ole veel oma kohut saanud, siis tema tulevane ilmumine ei ole võimalik.
me peame nägema, kuidas ta kõige eest maksab. Ja seda nad püüavadki meile näidata VHS-ide, helilintide ja isegi seni olnud märkmetega. Need polnud lihtsalt õnnetused, mille põhjustasid koletised, kes ei tea, mida nad teevad. Aga nüüd on suurim küsimus. Mis saab playerist lõpus, kui player oli samuti töötaja? Kas tema on järgmine? Praegu me seda ei tea, aga enne kui me lahkume, tahan teile väikese mutiskluse jätta. Kas on nii, bro, et sa lõid nagu homunkuluse ja lõpuks tapab ta sind ära? Mis värk sellega on? Nii et nüüd teate, sõbrad, see oli kõik tänaseks. Jätke kommentaaridesse oma arvamus ja kohtume järgmisel korral.